Tere, minu kallid sõbrad, minu kallid tuttavad, minu kallid kliendid, jälgijad, minu armsas sellises taskuhäälingus või podcastis ja täna ütlen ma ka tere Kristi armsatele sõpradele, tuttavatele ja tema klientidele ka. Ma ei tea, kui nad jõuavad siiani, mine tea, on ju. Ja mul on täna suur rõõm siin tutvustada teile Kristi Otti. Tere, Kristi! Tere! Vaat, Kristiga meil on selline huvitav ajalugu, et me oleme tegelikult niimoodi sellisel mittenähtaval tasandil juba päris palju kuidagi moodi olnud seotud ja siin mõned aastad tagasi saime me lähemalt tuttavaks minu kunagiste kalendermärkmikute kaudu ja siis peamassaažide kaudu ja nüüd siis selle aasta novembris või tähendab eelmise aasta novembris kohtusime me Indias, aga see ei olnud mitte esimene kord sul Indias, et alustame võib-olla natukene kaugemalt, et millal see sinu esimene Indias käimine oli, et meie podcast on elu enne ja pärast Indiat, et siis. Ma arvan, et see oli 2010, võib-olla oli 2009, et siis ma tegelesin selle Ashtanga joogaga ja Jokke Salokorpi siis, kes õpetas mulle seda, kellega ma käisin koos holistilises instituudis ja me lihtsalt kutsus trenni ja ma hakkasin käima seal ja ta on niisugune suht väljakutsuv jooga, et see on niisugune füüsiline hästi. Ja siis temal oli omakorda õpetaja, ma ei saa praegu, Liina oli see, et tema siis kutsus tegi retriite seal Indias ja siis me läksimegi 2010 seda koos selle retriidile Kovalami. Ja see oli esimene visiit, see oli kuskil, millal see oli, jaanuar vist. Ja väga tore oli, see oli nagu super elamus, et üldse see joogat seal teha, nii kuum on ju, higistad nagu hull, hommikul kell 6 hakkas, mingi öösel ärkad üles, koperdad sinna joogasaali, mingi 1,5 tundi teed, tohutult, nii hommikul hakkasime sellepärast, et muidu päeval ei olnud võimalik, sest ta on ise nii füüsiliselt raske, suht raske jooga. Ja siis niigi higistad, siin Eestiski juba higistad, aga seal oli ikka nagu voolas täiesti. Ja siis ülejäänud päev oligi vaba, et siis me käisime niisama ringi ja tutvusime siis tookord oma sõbrannaga seda Indiaga ja me olime nii julge, et meile öeldi kohe, et ärge nagu umbes sööge seda, piimatooted out, kala out, mitte midagi. Ja me ei teinud mingisuguseid, ei võtnud malaariarohte ega midagi või mis nad seal kõik soovitasid ja me panime kohe Padavai, see oli templite veel mingi püha, siis me panime Padavai ühte mäkke, kuulsime seal mingit kutset ja siis olimegi ainukesed välismaalased seal ja kohe võeti meid omaks, pandi istuma, sõime seal kõike, mida nad pakkusid kätega ja pesime käed puhtaks. Ja meiega mitte midagi juhtunud. Ja terve see tegelikult joogalaager, nad öeldi kohe, et arvestage sellega, et üks kord kindlasti, üks päev te on kõhud lahti ja oksendate. Ja me otsustasime, et meil küll seda ei tule ja meil ei tulnud. Et see on täiesti uskumatu, et seal olid ka väga niisugused teadlikud inimesed või niisugused julged või nendel ei olnud India või selle vastu mingi, ma sain aru, mingit erilist eelarvamust, aga ikkagi mingi hirm oli ja siis nad kõik selle läbi põdesid. Me tõesti sõime kõike ja me läksime, kohe piimatooteid ei hakanud sööma, igaks juhuks, aga lõpuks mina jäin seda mango, seda lassit ja see oli mul lemmik ja mitte, ma ei tea, kas mul on niisugune seedimine, aga mitte midagi ei juhtunud. Nii et me sõime X kohtades, X urgastest ja ma ei olnud ennem nii head toitu saanud, kui ma sealt sain. Et see oli imeline, kui hästi nad teevad süüa. Vaata huvitav, eks ju, et ma kohe mainin ära, et Kristi on meil arst, mitte küll selles mõttes klassikaline arst, aga hambaarst. Natukene võib-olla hambaarste võib-olla kuidagi pannakse kuskile natuke teise kategooriasse. Pannakse, jaa. On ju? Need ei ole päris arstid. Need ei ole, jaa. Ja loomaarstid, nagu mina pole ka päris arstid. Aga selles mõttes ikkagi sa oled õppinud arstiteadust ja kuidas sina kui arstina vaatad seda, et
et Indias ei tohi midagi süüa ja nojah, soovitatakse mitte midagi süüa. no eks ta ongi kõikidest asjadest kinni, et noh, nagu elus ise on ja et kui sa kardad, siis sa seda saad ja kui sa kardad, siis ma alati ütlen, tehke jumala eest vaktsiinid ja tehke kõik, mis vaja, kui teil on hirm sees, et see tuleb, siis ta tuleb. Et kui sul ei ole seda, siis miks sa teed nagu, miks sa ka noh, et kuidagi sa seda ei kutsu esile, neid asju enda jaoks, vähemalt minu elu on seda näidanud, ma olen väga palju reisinud igal pool X kohtades ja, ja ja noh, ei taha ülbitseda, aga mitte midagi ei ole juhtunud, sest minu jaoks ma olen nagu olnud usalduses, et midagi ju, kui tuleb, siis ta tuleb ju mulle midagi õpetama. noh, ükskõik, kas või puugihammustus on ju, et kõik need asjad ju midagi meile õpetavad, et noh, püüaks oma elu elada harmoonias ja tasakaalus ja mitte toota ka endale karmat, et siis need ei pea ju tulema sulle õpetama, on nagu minu arvamus. Aga ma olen alati, kui inimesed küsivad mu käest, et kas teha või mitte teha näiteks mingit vaktsiini või mingit malaaria asju, siis loomulikult, mis su sisetunne ütleb, et iga inimese vastused on tema sees, mitte keegi teine ei ütle sulle seda, mida teha. Ja mina olen sellega täitsa nõus, et minu käest küsitakse ka päris tihti, et mis sa arvad ja mina arvan samamoodi, et kui sul on hirm, et sa selle haiguse saad, siis jumala eest tee kõik vaktsiinid, süstid, kõik tabletid võtta selleks, et see rahustab, kui see sinu närvisüsteemi oma rahustab, siis on see hästi selleks korraks, on ju. Aga ja et sa peadki, noh, ja selles mõttes on iga asjaga nõnda, et kui me hirmu pealt teeme, siis me ei loo hirmu pealt omale elu, on ju, et see on selline huvitav asi. No vaata, aga näed sa, ja nüüd siis see eelmine sügis tõi sind uuesti sinna Kovalami, vaata kui huvitav ja me saime sinuga seal kokku, on ju. Ja. No see oli jälle üks väga tore elamus, et nii nagu see joogalaager, kus ma käisin ka ainult üks kord, kuigi nad tegid seal iga aasta, aga ma käisin üks kord ja kuigi noh, see oli väga-väga hea kogemus ja mulle India nii meeldis. Ja sina olid kutsunud ju mind ju eelmised aastad ka ja kogu aeg ikkagi midagi tuli ette või miski oli. Ma tõesti tahtsin ka tulla. Ja nüüd eelmine aasta mängis väga hästi kätte, et ma sain seal novembris niisuguse aja, et tulla ja jälle oli niisugune, et noh, ma ei tea, kas see on India või on need asjad, mis ma seal teen, kõik on nagu nii mõnus kogemus ja siis mõtled, et issand, siin peakski ju ainult käima ja olema ja nautima, see on niisugune nauding. Et kui me nüüd sellest Panchakarmast räägime, siis see oli lihtsalt iga päev käin ringi ja mõtlen, et kus ma ennem olen olnud, et miks ma siia ei ole jõudnud. Et see on kõikide inimeste nagu, või vähemalt keskealiste inimeste kohustuslik käikmine, et kui sa tahaksid, et sa oled tasakaalus ja tervis oleks ikka nagu noh, jonksus, no mul ei olnud midagi häda, et ma ei läinud sellepärast, et mul oleks mingi mure või häda, aga see juba profülaktikaks ennast puhastada ja anda endal lihtsalt olla ja hoolitseda täiega, et need hoolitsused, noh, mis võiks veel parem olla, mis võiks veel olla parem, et sa võtad täitsa stepsli välja 2 nädalaks, no vähemalt 2, kui mitte rohkem ja sa saad terve aasta selle najal elatud. Noh, selles mõttes, et sa oled ikka saanud täislaksu puhatud ja puhastatud ja kui sa veel teed mingit vaimset tööd, mis ma ka tegin, võtsin mingi programmi ette, siis kõik see oli nagu kombi. Ja, huvitav ja millegipärast on see niimoodi, et me ei oska tegelikult tihtipeale sellist asja oma ellu nagu panna ja kõik muud asjad, korterimomondid on ju mingi, ma ei oska öelda, võib-olla see, et abikaasa või keegi sinuga kaasa ei saa tulla või kõik tundub palju tähtsam, on ju, et meil on alati 100 muud asja enne ära vaja teha, sul on vaja veel oma ettevõttesse 20 000 tekitada ja uus auto osta ja ma ei tea, maja üles ehistada. Aga mis sina nagu arvad, et kui sa oled nagu ise nii-öelda meditsiinitöötaja ja tegeled ka sellise enda vaimse maailmaga, et siis mis sa arvad, mis see põhjus on, et inimesed edasi lükkavad asju kogu aeg või noh, miks sa isegi nagu seda teed, on ju, noh, ega mina ka kõiki asju samamoodi lükkad. Nojah, vaata on prioriteetide küsimus on ju asjadel.
mis sa nagu et meil on, mida ma ise ka seal Panchakarmal mõtleme, et alles siis, kui mingi asi kätte jõuab, mingi häda, ütleme nii, et tervis hakkab allamäge minema ja nüüd ma pean juba midagi tegema, no nüüd küll ma pean midagi tegema, siis noh, õnneks mul on olnud see, et ma olen pigem mõelnud seda, et kuidas hoida ennast tervena. Ja seda ma mäletan, ma näiteks joogaga hakkasin ja üldse oma vaimse arenguga ja üldse uurima, et noh, neid asju just, et midagi on ju veel ja kuidas hoida harmoonias ja tasakaalus nii oma vaimu kui füüsist. Mingi 30ndate alguses, ma mäletan, ma viimase lapsega jäin ootele ja siis see nagu tuli. Ei, see tegelikult oli natuke varem, kui ma ei jäänud nagu rasedaks, äkki teise last, noh, tahtsin teist last, üks oli olemas ja ei midagi. Ja siis ma mäletan, siis hakkasin neid samme, et midagi siin on, muga on kõik ju korras, et arstide juures käidud, kõik nagu peaks toimima ja ei jää. Ja siis ma pöördusin nagu vaimsele poolele, et no mingi asi peab siin ju olema. Ja siis ma leidsin selle Luuleviilma raamatud, hakkasin neid lugema ja noh, ütlengi täiesti, tema oli minu ristiema, sest et ma seal lähtusin nii, nagu ta ütles, et miks see siis see hing ei taha minu juurde tulla ja rääkisin sellega ja tegin nii, nagu ta siis ütles. Midagi tuli, lihtsalt tuligi, rohkem mitte midagi muud ei teinud, läksin ainult seda teed, nagu ta soovitas. Ma temaga isiklikult ei olnud nagu kokku saanud, ma käisin ta loengut küll kuulamas, aga see toimis ja siis, kui sa saad nagu niisuguse eduelamuse, siis sa nagu usaldad seda ja liigud veel edasi ja sügavamale. Ja füüsis samamoodi, et siis ma hakkasin joogaga tegelema nagu süvitsi, väga hakkasin vaatama toitumist, kõik need ka, siis tulid need toidulisandid mu ellu, sain aru, et ma ei saa toidust kõike, mis vaja. Ja no kõige suurem tõestus oli mul 3. rasedus, kui ma hakkasingi võtma niisuguseid väga kvaliteetseid toidulisandeid kõik see rasedusaeg ja mul oli, kuigi ma olin juba 37 sünnitasin, et mu füüsis oli kõige paremas konditsioonis viimase rasedusega võrreldes seda, et ma ennem olin ju noorem, on ju. Ja nüüd ma olen juba niisugune 37 sünnitasin, siis mul oli kõige kergem rasedus, kõige parem sünnitus, kõik oli ja ma olin nagu ise kõige rohkem energias pärast sünnitust, ei olnud mingit nagu väga niisugust väsimust. Ja siis ma sain aru, et mingi muu muutus mul ei olnud, ma võtsin lihtsalt korralikult toidulisandeid juurde. Ja siis said jälle mingi eduelamus, et no millest muust see sai siis nüüd olla, on ju. Et seda enam ma siis hakkasin seda usaldama ja nüüd olen seda järginud siiamaani ja saangi öelda, et tervis on hea. Et mul ei ole, et kui ma siis eelmine aasta seal Panchakarmalgi olin, siis küsiti ju, no et mis teil siis on häda. No siis ma mõtlesin, no mul on nägem ja tahaks, et ma näeks ilma prillideta. Et see oli ainuke asi ja siis oli üks küüne tasku ja siis ütlesin selle ka ja rohkem mul ei olnud midagi öelda. Ja noh, ja äge oli selles mõttes, et ja missuguse tunde sa saad sealt, et võib veel ka nii hea olla ja nii kerge pärast seda Panchakarmat, kui ma tundsin enda kehas ennast nii hästi, veel paremini, mõtlesin, et kas saab veel paremini tunda, aga saab. No näed, saab. Ja see on selles mõttes hästi huvitav, vaata ju tegelikult ka, et see on ka normaalne ja see on hästi inimlik, et kui me ei ole midagi kogenud, siis me ei teagi seda tahta, me ei ole kogenud mingit tunnet, siis noh, kuidas sa tead, et võib veel parem olla või veel, et mis see veel on, et tundub ju, et praegu on juba isegi väga hea, et. Aga alati võib veel parem olla, et seda ma olen ka ikka kogenud, et selles mõttes on nii tore niisuguseid asju kogeda ja ega seal ei olegi, et see on nagu usaldus ka, elu usaldus ja teiste, et noh, üks ütleb, et tule, et proovi, on ju, et see on ja siis sa ei saa ju nagu enne, kui sa ise ära proovid, kus sa tead, mis tunne see on ja temal on oma tunne, sul oma tunne, et selles mõttes nagu võiks asju, väljakutseid võtta ja võib-olla tundub, et no ebamugav India kaugel, noh, räägitakse must ja võib-olla ei ole nii hügieeniline ja noh, ebamugavustsooni astumine, aga elu ongi ainult siis ta areneb, kui sa lähed ebamugavustsooni ja lubad endale niisugust tunda, et ja sa ei tea, kujuta ette, mis sealt kõik võib tulla, et missugused kingitused sinu ellu. Ja kas siis oli väga must ja kole või?
nojah, ma ei tea, kuidas jälle, vaat kuna minul seda ei olnud, seda eelarvamust, ma ei kartnud, et oi, kus ma nüüd lähen mingisse räpakasse ja saan mingi haiguse äkki või. mul ei olnud seda eelarvamust ja ma läksin nagu puhtalt ja ma ei näinud seda, no okei. ja ma ütlengi, ma sõime nagu niisuguses kohas, meid soovitati, et minge sinna, seal saab väga head kohalikku toitu, onju. Lähen sinna, läheme koos sõbrannaga, no mingi täiesti kole must garaaž, niisugune tavotine ja ma ei tea, kõik. Ja no see ei ole see koht. Käisime mitu korda sellest möödas ja küsisime, et no kus see siis on? Ja saad sa aru, see oligi see koht. Me läksime siis sinna sisse, sealt tulevad 2 imeilusate saridega naist välja. Üks oli kuldkollane, teine ilus roosa. Me ei saanud üldse aru, kuidas niisugusest garaažist saavad nii puhtad naised tulla välja. Ja nad ütlesid, et jaa, meie teeme siin süüa ja oodake, pühkise selle ühe laua ära ja istuge ja oodake. Ja ma ei ole aed paremat toitu saanud, kui seal sain. Ja see oligi ja, nagu ime. Ja siis mõtled, ja. et see on nii vastuoluline ja kui sa Mhm, usaldad, sa ei pane mhm, nagu märk maha, et siin ma nüüd küll ei söö, see on ju nii kole koht on ju, siin ei saa küll mhm, normaalselt süüa. mhm, Ja me mhm, saime mhm, niisuguse elamuse, need naised olid nagu hüper-super kokad, mis nad meile tegid. Nii mhm. et no vot ongi jälle, kuidas inimestel on, mis eelarvamused, mis tunded, mis usaldus elu vastu on ju. Et see kõik mängib rolli ja ega siin ei ole õiget ega valet ega halba ega head, no on nagu on ja igalühel on oma. Et mina olen saanud lihtsalt niisuguse usalduse, kuna ma ei ole saanud kuskilt niisugust vastu näppe kõvasti millegi niisuguse usaldusega. Ja. Nojah, ja Panchakarma ajal sind ka keegi kuskile poriloigust sööma ei sunni, on ju. ja. Jumala, noh jälle nii head toidud muidugi puhastavad ja kõik, et noh, see kuidagi täitis siin nii mõnusalt, et meil ei olnud ju see, noh, vaata liha ei anta ega midagi, seda ei ole üldse vajagi seal. Et noh, paljud on küsinud ka, et kas seal üldse süüa saab, et see on niisugune puhastus, et see on ainult Jaa, nagu küsitakse jah. et peab paastuma kõik aeg. Ma ütlesin, et ei, sa saad 3 korda päevas täiesti kõhu täis, see on küll sul seal. Et väga hea tunne on kehas, kogu aeg on kerge tunne. Ja ma olen ka täitsa nõus sellega ja see ongi nii huvitav, et nende inimeste hirmud on lihtsalt niivõrd erinevad Erinevad jah. ja mina kui noh, kes ma olen seda asja korraldanud aastaid juba ja noh, praegu nüüd sügisel ongi 7. või 8. ma enam ei ole, ma ei suuda ka neid lugeda, ma ei ole hea nende numbrite ja aastaarvudega, et see on nii huvitav, kuidas ma mõtlesin, et võiks teise raamatut kirjutama hakata inimeste hirmudest on ju ja nad vahetevahel on need hirmud niivõrd noh, nii-öelda mõnes mõttes nagu ebapädevad või need selles mõttes, et need ei päde need hirmud üldsegi, et aga noh, neid tuleb austada, eks ju, aktsepteerida neid inimeste hirmusid, et noh, neid ei saa naeruvääristada selles mõttes, et oi, et mis sa nüüd kardad siin on ju, et ja, et ongi, et igalühel on need erinevalt tulnud erineva põhjusega, lihtsalt nendele otsa vaadata. Et tegelikult nad on ju kõik illusioonid, on ju, aga kui julgelt sa astud sellele vastu ja siis sa näed, et tegelikult seda ei ole olemaski. Et nende hirmudega elada on ju tegelikult väga raske, ma arvan, et noh, et see ju ahistab sind ja ahendab ka su elu. Et noh, ma ei tee igaks juhuks, ma ei tee seda, aga ja seal jääbki ju väga palju asju nagu kogemata. Aga valikute küsimus, eluvalikud, ütleme selle peale, inimesed valivad ja see on kõikide enda valik, et lihtsalt kui teadlikult sa valid ja kui palju sa usaldad ja palju sa vastutust võtad nende asjade eest. ja ma arvan ka, et see vastutuse võtmine on ka üks oluline koht, et aru saada seda, et sa enda valikutega võtad vastutust, et noh, see ei pea ju olema noh, ilmtingimata see panchakarma, sa võid ka midagi muud valida, eks ju, aga noh, kui ma selle panchakarma juurde tagasi tulen, siis ma ise olen nagu hästi õnnelik, et ma olen seda valinud ja nii palju kordi valinud, sest et noh, minu jaoks on ka see sihuke nii vau elamus, aga noh, see on täpselt see, nagu sa ütlesid, et nagu kogu Ayurveda on see, et Ayurvedas noh, nagu kõige olulisem on see kogemus, et see, mida sa koged ja seda kogemust on nagu võimatu tegelikult minu kogemus, sinu kogemus, seda on võimatu nagu edasi anda, et seda peabki ise kogema ja nagu teiegi kõik mulle ühest suust ütlesite, vot see klõps peab ära käima, on ju enne. jah, ja tõesti, nagu kellel millal see klõps käib ja kas käib ja kui ta ära käib, et kuidas sa siis edasi lähed sellega, et noh, nüüd on tõesti niisugune tunne, et tegelikult on see ainuõige aastas korra käiagi seal, et noh, eriti kui sa oled tõesti 55+, siis see on nagu kohustus, kui sa tahad nagu elada
tõesti tervet elu, ma mõtlen praegu, see on üks võimalus nagu kogeda, noh, puhastada ennast, restart teha ja siis jälle edasi minna, et tervelt ja. just elada, et noh, et ma nagu püüaks nagu investeerida sellesse, et ma ei jää haigeks, kui see, et ma hakkan seda haigust ravima, on ju. Mhm. Et see on see oluline. Jah, aga vaata, kahjuks ongi niimoodi, et meie ajud on kuidagi niimoodi programmeeritud, et me lükkame neid asju nii kaua edasi, et hakkame alles siis mõtlema, kui kuskilt valutama hakkab või siis noh, see on selline väga selline noh, nagu väga ekstreemne näide või siis, kui käsi hakkab otsast kukkuma juba või. Aga noh, vaata ongi see, et kui sul insult on olnud ära juba, et siis sa ei tee seda enam ja siis sa enam sellist asja ette ei võta, vaata, ja siis on juba hilja. Ja ei no näiteks jah, et mul on ka sõbranna, kes nüüd ka minuga nüüd tuleb Panchakarmale, et siis ta ka ütleb, et kui nagu noh, nagu asjad juba nii käes hakkavad minema või siis hakkad küsima küsimusi, et no mis ma nüüd saan teha, on ju. Ja siis tõesti ära tunnetada, et nüüd see, kui ma nüüd nagu midagi võtta, siis asi ikkagi ju pöördub halvema poole ja sa ülejäänud elu näedki sellega vaeva, et sa kogu aeg tegeled oma tervisega, on ju. Ja miks see nii läheb, et miks sa alles siis lähed, et sa juba nagu nii kaugele oled lasknud oodata, siis on jälle need prioriteetide küsimused, kui palju sa väärtustad ennast, iseennast just. Et palju ma luban endale aega, panustada endasse, oma heaollu, et eks me naistena ikkagi paneme ju teised ettepoole, see on juba meil loomuses on ju, lapsed on ju meist eespool ja noh, kaasad võib-olla ja kuidas kellelgi see rivi on, et kui ikkagi küsida, mitmes sina oled selles, on ju, et kuhu sa ennast paned ja tihti ei panta ennast esimesele koha peale, eriti naised. Noh, tulevad kõik ja siis on, ma siin olen teinud teste oma sõbrannadele ka, noh, tulevad 3., 4., 5. koht oled sina alles. Teised asjad on kõik ees ja siis ma ütlesin, aga tegelikult see peaks olema just nii, et sa oled esimesel kohal ja siis tulevad teised on ju, asjad sul kõik. Ja paraku see nii on ja sellest lähtuvalt tehakse ka otsuseid. Ja, Valikuid. aga tead, Kristi, mina olen paarile nii-öelda vanaemale juba öelnud, et noh, vaata emale on seda võib-olla natukene liiga meelevaldne öelda, aga vanaemadele on nagu lihtsam seda öelda, et vaata, et mina näiteks küll lapsepõlves poleks tahtnud, et vanaema minu pärast oma tervise ohverdaks, on ju. Ja. Ma olen nagu niimoodi öelnud, vaata, et tegelikult noh, et sellel hetkel, kui ma laps olin, on ju, noh, võib-olla ma oleks mõelnud, aga mul oleks ära seletatud, et näe, vanaema ei saa minuga praegu olla, sest et vanaema peab oma tervise pärast tegelema, on ju, siis mul oleks see päris kindlasti kohale jõudnud, et see on hästi tähtis, et vanaema oma tervise eest tegeleb, eks ju, aga me emade ja vanaemadena mõtleme seda, et oi, et see ei ole, et umbes, et me nüüd hullult pühendume oma lapselastele, eks ju. Ja paneme ennast kuskil et nendel oleks enne nii kõik asjad, et kuidagi see ohverdamine on tohutu, aga kui ükskõik lapselt või lapselapselt küsida, mis see on tähtis, siis nendel on kõigil see esmane tähtis, et ta oleks terve ja õnnelik. Muud asjad ei ole üldse nii olulised, et kuidagi me unustame niisuguse asja ära, et kui sa ise oled terve ja õnnelik ja hea, siis on kõik su ümbritsev ju rõõmus ja õnnelik ja hea, on ju. Et niipidi see käib, mitte vastupidi. Ja, sest mulle tundub ka, et lapsed on pigem nõus ohverdama ühe korra selle, et ei saa, ma ei tea, lihavõtte peadel vanemaga koos mune värvida selle nimel, et vanaema oleks terve, on ju. Mulle tundub, et see nii on. Noh, absoluutne, see on kõigil nii. Ma ei usugi jah, et miks ta peakski teistpidi olema. Ja selles mõttes on hästi oluline ja ma just mõtlen, et kui on hirmudest ka veel rääkida, et kui palju me tegelikult oleme oma elus heast loobunud tänu hirmudele, on ju, et see ei ole mitte ainult see Panchakarma, et ka muid asju ka, et me ei julge, et kui palju heast loobunud tegelikult ja pärast kahetsenud, et miks ma sinna ei läinud. Miks ma seda ei teinud, on ju. Aga kuidas on sinul on siis, et kui sa oled nagu Indias nagu hästi palju ringi reisinud, ma saan aru, et noh, need 2 korda, mis sa nüüd käisid joogalaagris ja Panchakarmal ei olnud sul ainukesed, et sa oled ka mujal Indias käinud, et mis see India, kui sulle, kui ütleme, et kui ütelda nüüd sõna India, eks ju, et mida see sõna India sinu jaoks nagu, kui sa kuuled seda sõna, et mis sulle sellega seostub?
ja noh, kohe on niisugune, noh, ikkagi tuleb kohe niisugune hea soe tunne, et no ma olen elus tõesti palju reisinud ja India ei ole kõige nagu koht, kus ma kõige rohkem olen käinud. aga ma olen saanud käia erinevas Indias, no aga samas kindlasti sina oled siin palju adekvaatsem, sa oled käinud ka nagu rongiga seal läbi India ja kuskil seal keskel käinud, siis mina olen nagu käinud nagu põhjas ja nüüd siis nagu täitsa lõunas. Et ja nad on erinevad, et noh, ütleme nüüd räägime jälle sellest puhtusastmest, on ju, siis Põhja-Indias, kui me käisime mägedes ja Ladakis, siis seal oli nagu väga mitte India, nagu ta oli nagu noh, kes oli Tiibetis käinud ja ütles, et ta on pigem selle moodi ja ta oli, no võrreldes selle puhtusest rääkides, seal siis oli nagu väga puhas või korras või noh, et ma ei tea, millest see sõltub, kas sellest temperatuurist või muudest asjadest või usust, sest seal oli nagu budistid rohkem, on ju. Ja sellepärast on Indial ikkagi mitmeid nägusid, aga kõik on nagu huvitav. Et kui sa vaatad selle pilguga, et kui huvitav on maailm ja kui erinevad on tingimused elamiseks ja inimesed ja kõik niisugune asi, et noh, ma ei ole ekstreemsusi nii näinud, et on niisugust tohutut vaesust, et inimesed kerjaksid või oleks nagu vigased lapsed, noh, mida ma olen ainult kuulnud, et kuskil vigastatakse lapsi, et nad saaksid kerjata või nii edasi. Et jälle, et ma pole seda näinud ja õnneks pole vaja olnud. Ja mul on olnud ainult väga positiivne noh, see on ju nii selles mõttes ka väga odav riik on ju, ma ei jõudnud eelmine aasta ära imestada, et kuidas siin kõik kallinevas maailmas on see koht jäänud veel nii nagu noh, odavaks igas mõistes, ükskõik mida sa seal ostad, no kuidas sa saavad needsamad asjad, mida sa siit poest ostad seal ja 10 korda odavamad on ju. Täiesti kvaliteetsed asjad, vaata, kus me kaubamajaski käisime, noh, niisugused riided ja uskumatu, et missugune juurdehindlus toimub, on ju asjadel, see oli ka nagu huvitav kogeda, et kui vähese rahaga tegelikult nad seal hakkama saavad. ja selles Ja, mõttes on huvitav nagu vaadata tõesti, et kuidas see maailm siis nüüd üles ehitatud on, et miks siin on ja, kõik asjad nagu 110 000 korda kallimad kui ja, seal on ja, ju. ja ostad täpselt kaubamas samasid asju, noh, ma ostsin seal täiesti riideid ka poistele ja no mitte midagi, et noh, nii, noh, vaatadki kvaliteet, oskad ju ära hinnata, et see on kvaliteetne, on ju. Ja siis sa mõtled, et toodetakse siis mis hinnaga ja kui palju siis on need juurdehindlused, kui ta siis Euroopasse jõuab ja mis ta siis maksab. Nii et see oli ka huvitav jah, kogemus, et noh, et kuidas sa seal saad elatud ja kuidas siin, on ju. Tead, ma hea meelega praegu puudutaks ühte teist huvitavat teemat, on ju. Et räägime pärast otseselt Indiast edasi, aga ma tahan küsida, et kuna sina oled hambaarst, on ju, ma küsin su käest sellise küsimuse, on ju, et ma ise olen näiteks ka käinud Indias hambaarsti juures ja päris mitu korda. Enamasti ma olen küll käinud oma hambaid puhastamas, aga ma olen ka ühe krooni oma hambale lasknud panna ja ma pean ausalt ütlema, et ma ikka enne väga kaalusin seda, kas ma seda teen või ei tee. Et mida sina kui hambaarstina ütled, et praegu käiakse ju Türgis ja Indias ka minu väga paljud tuttavad käivad Indias, lasevad kõik hambad uued panna. Mis sa ütled selle kohta, kas see on adekvaatne või mitte adekvaatne, et käia kuskil teises odavamas riigis hambaarsti juures? Ja ma olen ise seda ka natuke, noh, kuna Türgi läks nüüd hästi moodi, on ju, ja mul on häid tuttavaid Türgis ja ka väga häid hambaarste, kes Türgis käivad isegi Euroopas siin loengusarju pidamas. Ja just hiljuti oli meil siin üks türklane, väga hea kirurg rääkimas kirurgi osast ja siis me küsisime, et kuidas on see üldse võimalik, et te pakute niisugust nagu noh, nagu niisuguse hinnaga, ütleme, et näiteks nüüd ongi, et kroonimist, noh, mis põhiliselt käiakse nüüd Türgis tegemas, et lastakse siis kõik hambad, kas siis nüüd kõik hambad või vähemalt osa neid kroonida, on ju, et see on nii suur hinnavahe meiega võrreldes, on ju. Ja siis nad ütlesidki selle peale, et meil on nagu noh, nagu neil ongi poed pere omad ja nii nagu need hambaravid on pere, et üleval siis umbes ema, isa või noh, mees ja naine on siis nagu arstid ja all siis esimesel korrusel on labor kohe, kus siis terve suguvõsa siis treib neid kroone.
ja nemad valmistavad ette. Kõik raha jääb pere sisse ja vaata, kuna seal teevad nii palju ühikuid, kui inimene juba läheb, ta ei tee 1-2, vaid teeb 20 võib-olla krooni. Ja siis saadki ühe ühiku nagu suht odavalt nagu välja anda. Ja sellega sa tegelikult summa summarum võidad. Nad ei jää igal juhul, nad jäävad päris korraliku plussi seal, et kuidas see hind üldse formeerub. Ja noh, ütleme, et Türgi on ikka väga osav isetegija, et ta ju teeb kõik, meil teame neid kotte ja kingi ise ja väga heas kvaliteedis ja ma olen täiesti kindel, ma ei ole kindlalt 100% seda kuulnud, aga nad teevad ka see materjali, saavad seal ise teha, et see omahind, nad ei pea ostma seda Saksamaalt sisse näiteks, nagu meie teeme või kuskilt Euroopast ja juba see omahind, millega nad materjali sisse ostavad, nii palju odavam. Kui ma olen käinud messidel, siis on, ma ei tea, kuidas see on võimalik, aga Kölni mess näiteks, ostad seal instrumente, kallid, kõik hambaraviga seotud asjad on kallid ja siis kõrval müüb türklane sellesama asja 5 korda odavamalt. Ja siis ma mõtlen, kuidas see üldse esiteks lubatud on ja siis sa muidugi lähed, ostad seal juba sellepärast, et hea küll läheb siis katki, aga ma saan nagu seda instrumenti nii palju odavamalt kasutada, on ju. Ja nemad toodavad selle, ma ei tea, neil ei ole neid siis nõuded, mis Euroopa Liidus on ju, aga millegipärast lubatakse neid ka müüa seal. Ja nii samamoodi on siis Korea seal kohal ja niisuguseid riike, kus siis ta viivad selle hinna alla väga palju. Ja nüüd, kui rääkida siis arstidest, on ju, et kui mult on ka patsiendid küsinud, et kas ikka minna seda Türki, et mis sina arvad, siis ma ütlen, et ma soovitan küll vaadata enne, kuhu te lähete, nagu kas seal on enne käinud või mis tulemused on, sest jumala eest, igal pool on igasugust arste ja igasugust kvaliteeti tehakse. Ka Eestis on ju igal pool. No igal pool jaa, ka meil on tuleb niisuguseid töid ja mõtled, et kuidas see on võimalik. Ja seal samamoodi ja me ei saa öelda, et seal oleks nüüd, kõik on õudselt halvad arstid või teevad halba tööd. Ei, et ma rääkisin nüüd seda poolt, kuidas nad hinna nii madalaks saavad, et nad selle materjali oma peretööga saavad selle hinna nii alla. Nad ise ostavad seda palju odavamalt sisse. Aga teine asi siis, kuidas nad teevad, et ma ei arva, et nemad on seal, nad ei ole õppinud või ei oska või miks. Nad on samamoodi arstiks õppinud ja nüüd siis kuidas ongi, et kuidas igaüks on nagu, mis südametunnistusega seda teeb ja kuidas ta seda teeb ja on ka väga erinev. Ja ma ei saa öelda, et seal on nüüd kehvad arstid, nad ei oska seda teha. Ma arvan, et väga häid kohti on ja lihtsalt, et sa oleksid nagu kindlam. Nüüd on üks asi, mida kõik Eesti arstid ka ütlevad või mida sa pead nagu meeles hoidma, on see, et sa ju teed selle seal valmis ja sa ei saa ju minna sinna iga asjaga tagasi, kui sul juhtub midagi. Näiteks tuleb kild ära mingist kroonist, hakkab hammas valutama seal all, juhtub mingi põletiku minek ja tavaliselt arstid ei taha võtta teiste arstide tehtud tööd, sa ei saa, sa võtad selle vastutuse sealt pealt ära, teise arsti pealt on ju, et kui sa oled teinud, siis sa nagu ju vastutad selle eest. Aga nüüd, kas sa lähed sellepärast nüüd Türki tagasi vaevalt on ju, nüüd sa tuled ikkagi siia Eestisse hambaarsti juurde ja nüüd ongi, siis sa pead ju hakkama käima kuskil seda parandama, kui midagi on juhtunud. Jah, nagu igal ühel võib juhtuda, mina panen ka krooni ja võib hakata seal valutama, siis sa tuled mu juurde tagasi, aga tema sinna Türki sellepärast ei lähe. Ja nüüd siis ongi seal natuke nagu kuumkartul, et kes see siis nii väga tahab seda tööd sul ümber hakata tegema näiteks või vastutust siis sellest võtma. Ja vaat see on see, et see ei ole ju nii, et sa teed üks kord ära ja nüüd on kõik elu lõpuni on korras. Nii ei ole paraku. Võiks olla, aga ei ole. Ja vaata, minul endal on veel üks teine aspekt ka siin, et et ma olgu öeldud meie kuulajatele ka, et Kristi ei ole minu hambaarst, et sellepärast ma ei palu tal sellepärast sellest rääkida, et kuidagi seda promoda või mitte promoda, et mul on täiesti oma hambaarst ja minu hambaarst on minuga olnud sellest ajast saadik, kui ma keskkooli lõpetasin, sellepärast, et ta on mu klassivend ja ma olen suure osa elust käinud oma klassivenna juures, et kõik te teate, kui mu klassikaaslased seda vaatavad, kes see on, et meil oli ainult üks hambaarst ja minule enda jaoks on nagu see, et mulle endale tundub, et ma tahan olla temale nagu hästi lojaalne. Kuidagi mulle tundub, et ma tean, et ta teab, mis minu hammastes on, mul ei ole väga head hambad.
ja mul on üsna sellised kehvakesed need hambad ja tema on neid siit ja sealt igatepidi remontinud ja teab minu hammaste hingeelu ja tunneb minu suud igast kandist, ja mulle kuidagi tundub see, et ma ei ole temale enam lojaalne, kui ma sinna Indiasse lähen hambaarstide ja ma ütleks, mul oli päris piinlik, kui ma käisin Indias, lasin selle ühe krooni panna. No ma sain selle ka vist kas 100 või maksin, minu arust oli see 100 eurot umbes, mis ma maksin selle krooni eest. No see on ju imeodav, eks ju. Ja mul oli ülipiinlik minna seda oma arst Aimarile näitama, et kuule, tead, et nüüd ma tegin siukse nalja, et ma lasin selle oma ühele hambale panna krooni, et mis sa arvad sellest. Aga mul oli nagu selles mõttes nagu hea kogemus, et ta ei visanud mind oma kabinetist välja ja ütles ka niimoodi, et tegelikult on täitsa okeilt tehtud, eks ju. Ja me rääkisime ka sel teemal ja ta ütles ka seda, et tema puhul on ka täiesti mõistetav, et inimesed lähevad ja talle hakkab tunduma, et varsti lähevad palju rohkemad inimesed just tänu sellele meie kindlustussüsteemid ja mis need kõik, eks ju, vaata, need meie hambaarsti hinnad lihtsalt nii kõrgele lakke tõovad, et see lihtsalt inimlikult arusaadav on ju. Jaa, absoluutselt. See on täiesti arusaadav, kui ma ei saa siin lubada endale, et ma saan selle töö kõik tehtud, on ju, selle rahaga. Aga seal Türgis saan. Muidugi sellega kaasneb risk, on ju, aga muidu mul jääbki kõik võib-olla tegemata. Ma unistan näiteks võib-olla imelisest naeratusest ja ma ei saa siin Eestis seda lubada endale. Okei, lähen sinna, saan lubada. Ja võtan sellega ka riski, et see on täitsa nagu mõistetav. Et ei ole mingit, et oi, nüüd midagi väga, me ei saa nagu hinnata ja öelda, kus me võtame selle õiguse öelda, et seal tehakse halba tööd või et meil siin tehakse hästi. Siin igal pool tehakse igat moodi. Et lihtsalt see tagajärg, ma tean lihtsalt, et kui sul on mina olen oma patsientidele öelnud jumala eest ja kui midagi on, võite ikka minu juurde tagasi tulla, kui nüüd pärast Türgit midagi on. Et eks me siis leiame lahenduse. Et ma ei ütle nüüd nii, minge nüüd siis sinna Türki tagasi, kui teil midagi juhtub. Et ma saan täitsa aru just rahalise külje pealt, et meil on tõesti kallis ja kui veel rääkida Euroopast, siis see veel kallim on ju, üle lahe Soomegi lähed. Et üle mõistuse kallis, rääkimata Ameerikast. Et meie inimesed ei saa ju jääda hambutuks selles mõttes, et neil on vähegi mingi võimalus seal Türgis neid asju teha. Jaa, absoluutselt. Ma olen selles mõttes sinuga täiesti nõus ja see on ka siuke huvitav koht, vaata, mis mõnes mõttes võib-olla seostub ka Indiaga, ja igasuguste nende selliste kehapuhastustega, kus me oma ego sellega nagu maha tõmbame, et me lepime sellega, on ju, et su patsient läheb. Ma kujutan ette, et ega see ei ole ka nagu lihtne sellega leppida, et su patsient nüüd läheb hoopiski Türki. Ja jälle vaata suuremat pilti, et ära võta midagi isiklikult, et see on minu moto, et ära võta mitte midagi isiklikult ja seda ma ei võta kindlasti isiklikult, kui keegi läheb. Ja ma pigem nagu ütlen, et minu poolt lihtsalt, ma ei ütle nüüd roheline tee, aga minu poolt, et lihtsalt kui sa ise tunned ja usaldad Jumala eest ja see ei tähenda, et minu uks jääb suletuks, et alati oled teretulnud ja aktsepteerid inimeste lihtsalt valikuid, et sa ei pane hinnanguid nendele valikutele. Ja see on väga ilusti öeldud sul minu meelest, et see on selles mõttes selline väga eluterve suhtumine ja ma leian, et seda elutervet suhtumist on meil siin nagu väga palju vaja. Aga sina tegeled ka holistilise hambaraviga, on ju, et paljud vist ei tea seda, et. Nojah, mind on huvitanud see lihtsalt päris aastakümneid juba tagasi, et kuidagi minu sees algas see nii, et ma mõtlesin, et inimkeha ju räägib kõigest, et meil on siin olemas ju, et silmavikerkest räägib ja peopesa ja isegi kõrvalest ja et kuidas me oskame seda lugeda, keel ja siis ma mõtlesin, kuule, hambad on ju nii oluline koht, et mida nemad siis räägivad meile, et inimesest. Ja siis ma hakkasin seda suuremat pilti nägema ja kui küsid, siis sulle antakse. Ja läksin holistilisse instituuti ka, mis muidugi otseselt ei õpeta midagi hammastega seotud, aga siis ma sain selle holistilise nägemuse asjadest ja hakkasin tasapisi minema seda teed ja nüüd ma olen nagu selles mõttes leidnud päris palju seoseid inimese psüühika ja energiablokeeringute ja hammaste vahel.
et ei ole niisama, et mul lihtsalt sinna hambasse tegi pauk, et tegelikult on selle energia blokeering ja see on mingisuguse põhjusega. Ja enam-vähem ka tean iga hambal, mis põhjus see on, miks see hammas just katki on läinud. Ja kui inimene soovib, siis ma seda talle ka räägin, aga ma kindlasti kuna ma olen kodulehel öelnud ka, et ma olen holistiline ja ma räägin ka, mida see tähendab, inimeste arvamused on muidugi erinevad, et mõni mõtleb, et ma lihtsalt noh, panen mingit looduslikku asja hambasse, et ma ei kasuta nagu tavahambaravi materjale, siis see nii ei ole. Ma ei pane samblat ega puukoort ega midagi niisugust, vaid ikka ravin täiesti läänelikult ja õpitult ja kõik ja noh, kuna ma tegelen rohkem kirurgiaga, siis ma väga palju koolitan ennast kirurgiaalaselt. Aga siis lihtsalt kui ka ütlen nagu suuremat pilti, kui inimesel on ja ta on valmis seda kuulama, sest et inimesed on erinevad. Ma ei tee lihtsalt korda ja ma ei tahagi teada, miks hammas katki on ju. Ja nii see on tema õigus. Aga kui on suurem huvi, siis ma räägin ka põhjusest ja energiast, mis siin on seisma jäänud ja kus see on alganud, sest tegelikult kõik, mis hammastes on ja mis kehasse tuleb, ka haigused, üldhaigused on ju juba tagajärg. Et kus on põhjus, et siis me läheme sinna põhjusesse leidma, kust on alganud see asi, et nüüd on jõudnud sellesse tagajärge, mis su keha nagu näitab. See on põnev teekond, see on. Aga ma saan aru, et kui lihtsalt inimene su uksest sisse astub, et siis sa ei hakka talle kohe rääkima, et umbes, et see hammas, et see on selle haiguse põhjus, et kui sa ei tea, kas see inimene tahab seda teada, on ju, et sa hirmutad otseselt ära. Ja ei, kindlasti mitte. Et selles mõttes ikkagi inimese huvi. Ma natuke vahest koban ka, natuke tunnetan inimest, kui palju tal on valmidus infot võtta vastu. Vahest viskan lihtsalt naljana, nagu et vot kui lihtsalt see hambal on ka mingi teine põhjus, lihtsalt, et ei ole kaaries, et aga miks ta katki on, et just miks just sellesse hambasse on tekkinud mingi põletik. Ja siis vahest naerame koos ja ongi kõik, et inimene ei küsi rohkemat, et ma natuke niiviisi vahest puistan, aga tunnetuse küsimus, ma ise kui tunnen selle kehaliselt ära, et kus ma võin nagu midagi öelda ja kus mitte. Ja mul on täiesti holistiline konsultatsioon välja nagu pakutud ka ja et inimene saab siis seda teavet rohkem, kui ta on valmis kuulama. See on hästi huvitav tegelikult minu meelest, see on nii huvitav maailm ja vaata, just eriti sellepärast, et ajurveeda arstid ju vaatavad keelt, on ju, et keel ütleb ka hästi palju, et keele peal on kõik need soonid ja kuidas keel välja näeb, et kas seal on kattu ja kas seal on mingisuguseid sälke ja mingeid lõhesid ja nii edasi. Ja lõhed, ja see räägib väga palju üldse Hiina meditsiin ja kõik see ja ajurveeda ka, nad loevad väga palju ju keelest välja. Meid on ka käinud õpetamas just nagu selles, et ka hambaarstid oskaksid keelt lugeda, et nagu saad suunata siis edasi, et nad uuriksid, et kui on mingid suuremad nagu haigused, siis keel näitab selle ära. Kas see on juba nüüd siis selles läänemeditsiinis juba need soovitused või see on pigem ei ikkagi on jah, Hiina meditsiinis on, et just need, kes nagu Hiina meditsiini on süvati õppinud, et need on ka täitsa ametlikult tulnud ka hambaarstidele rääkima, et see ei ole mingisugune nagu mingi salajane asi või et kõrval või väga mitte tunnustatud, vaid ikkagi tunnustatud teadmised, et seda võiksid hambaarstid nagu teada, et mida keel ka näitab. Et kui niisugused ekstreemsed juhtumid, et ta ikkagi pööraks tähelepanu inimesele, et ta võiks nagu kontrollida, mis ta üldtervis on. Aga mis sina sellest arvad, et kas kõigepealt hakkab näitama keha ja keel näiteks ja hambad või siis hakkab kõigepealt näitama sul veri õiget pilti või õiget vastust? Mis sulle tundub? Tead, see on hästi huvitav, ma olen sellest läinud ka sügavamalt, et tegelikult on kõvad koed, need nagu viimasemad koed on ju, ütleme nii, et kui hammastes siis on ikka mujal juba ammu märguandeid olnud, on ju, aga lihtsalt on eiratud, hambad on lihtsalt, mulle meeldib, et seal on ta nii, et sa ei saa enam eirata, et kui see ikka valutama hakkab, siis sa ikka ronid mööda seina üles sest närv on nii lähedal, on ju, et meil ei ole kuskil närv nii lähedal, et seda saab nii puudutada
puudutada, on ju, siis see on väga suur märguanne ja mulle meeldib, et see on, siis tegelikult saab ka pöörata tähelepanu, et mis siin toimub. Ja me oleme meridiaanitsi ju ka ühendatud, nii hambad kui siseelundid, on ju. Et siis selle mööda seda meridiaanitsi ma arvan, et on ka juba mujal mingid, ma ei ole seda tõestust, ma ju suunan küll ja ütlen vahel, kui on huvi, et millega on ühendatud teatud hammas, aga ma ise ei ole sinna süviti läinud, ma olen pigem vaimse osaga rohkem nagu pööranud tähelepanu, sest on neid bioloogilisi hambaarste, kes pööravad tähelepanu toitumisele ja just siseorganitele ja hammaste seostumisele, hammastega, noh, et kuidas need on seotud. Aga mulle rohkem meeldib see vaimne osa, et mis toimub su elus, et kus on energiablokeeringud su elus just selles vaimses osas, sinu mõttelaadis, sinu suhetes. Et siis, et need on kõik omavahel ju seotud, et millal jõuab üldse mingi trauma su kehasse ja kui sa seda nagu ära ei ole lahendanud, mingit traumat oma elust või mingisugust elujuhtumit, kus sa oled saanud tugevasti midagi haiget ja sa oled enda sisse selle jäänud, et ta jõuab kehasse ja siis ta hakkab nagu ladestuma su sisse ja siis ta hakkab erineval tasapinnal seda näitama. Ja siis hambad on üks, on ju. Et see seos välja tuua on väga huvitav, et noh, nüüd on USA-st tulnud palju niisugust just seost nagu vähiga ja on leidnud mööda seda, et kui sul on, noh, nüüd seal algas sellest, et naiste rinnavähid, nad said kontrolli alla siis, kui nad likvideerisid samal poolel olevad põletikud juure alt. Et need juurealused põletikud ja rinnavähk oli omavahel seotud, et nüüd noh, ütleme, mina isiklikult ei usu, et üks asi põhjustab teist, aga nad on lihtsalt, organism ei pea tegelema nii paljude erinevate kohtadega kehas, et ta saab nagu rohkem kontsentreeruda sellele, ütleme siis sellele vähile, et oma immuunsussüsteem ka aitab sellele paranemisele kaasa ja need alluvad ravile, sest tal ei ole põletikku. Noh, mida vähem põletikke me organismis on, seda rohkem immuunsüsteem saab aidata inimest terveneda. Ja see on kohe seotud täitsa kehapoolega siis, jah? Ja, kehapoolega. Ja mul on endal ka, kuigi ma ei ole saanud seda nagu, mul kutsuti ka saatesse, kus paluti seda ühendust nagu rääkida, et see on nagu tulnud juba noh, inimesed on ju guugeldavad, saavad teada, et see ühendus on ja noh, kuna vähihaigust on palju, et noh, et igal juhul ma ütlen, et niisugused põletikud suus tuleb ükskõik mis, tuleb need ära likvideerida, et ükskõik, näiteks noh, seda on ammu teada juba, no ma mäletan, kui me alustasin juba hambaravi Vene ajal, siis et ühtegi südameoppi ei võetud ette enne, kui sul on suus kõik juurealused põletikud likvideeritud, et ei võetud seda riski üldse, siis ongi, et noh, see mõjutab meilt kogu organismi, kui meil istuvad põletikud suus. Ja sellepärast mulle väga meeldib ka see seos, et need vanad meditsiinid on ka hästi palju suud vaatavad, et suu on nagu selline kuidagimoodi selline oluline osa. Ja väga oluline. Noh, siit hakkab ju seediminegi, et noh, see mälumine on ju hammaste tervishoid, siis hakkab mälumine siit pihta, kuidas sa seda süljega seod ja siit hakkab ju, kuidas sa üldse elu nagu, ütleme, mina leian seda, et kuidas sa elu hammustad ja elu läbi närid ja ära seedid, on ju. Ja et see algab siit suust pihta ja hambad väga palju seda näitavad, et mis elu sa elad, on ju, kui julgelt sa hammustad, et ja kuidas sa nagu läbi närid seda elu, on ju, ja kui julgelt sa seda nagu julged teha, aga see on ka hammastes näha kohe. Ja Ayurveda on ka hästi palju selles mõttes seotud kogu selle seedimise ja seede tulehoidmisega ja selle noh, ja see sama asi, et miks need Ayurveda puhastuste ajal on ka, et me ikkagi kogu aeg sööme midagi, vaata, et see ei ole, et sa ei ole näljas, et sa jäta ennast nagu tegelikult puudusesse, vaata, et sa oled kogu aeg, su keha on selles külluses, vaata, et mulle endale meeldib ka see mõte, et see keha on külluses.
no väga põnev, ma räägin, et me pidime siin Indiast rääkima ja siis need 2 meditsiini juurtega naist said kokku, hakkasid rääkima hammastest ja üldiselt tervisest, aga noh, vot see on jälle see huvitav asi, et mida ma tahaksin jälle meie kuulajatele ka välja tuua, et see on see asi, et lubame sellel vestlusel voolata ja oma rada minna, et ei ole mõtet takistada, et millegipärast see on alati kuskile kellelegi väga hea, on ju. Ja, aga jah, mina tahangi öelda, et ma olen ise ka Indias nagu, noh, selles mõttes ma olen jälle käinud ka hambaid puhastamas Indias ja nii edasi. Aga mis sa ise arvad, et kui oled sa ka kuulnud, et ma tean ka seda, et Indias käivad inimesed ka nagu Ameerikas, et eriti käivad mingeid operatsioone tegemas ja kuidas sulle üldse tundub, et kuidas Indias näiteks arsti nii-öelda teenus või kuidas see on on sul üldse mingisugust ettekujutust või arvamust selle kohta? Kuna see on nii suur riik, siis seal on seinast seina. No sa võid seal, me oleme näinud tänaval, ma olen näinud tänaval, et kuidas puhastatakse kõrvu ja vaadatakse oma hambaid ja umbes sa võid seda teha täiesti X kohas, on ju. Ja on väga-väga kõrgklassilisi kliinikuid, mis teeb silmad ette Euroopale ka, et noh, niisuguse tehnikaga ja noh, võimalustega, et noh, ongi seinast seina ja vastavalt sellele, kuidas sul võimalused on, et kõike saab seal lubada. Ja mina veel kord ütlen, et kõik arstid on arstid, õpivad arstiks. Ma ei usu, et Indias kuskil ülikoolis õppides on vähem arst kui siin Tartu ülikoolis õppides, noh, kas või minu erialas, et no ma olen, noh, nii palju, kui ma lihtsalt liigun ringi ja palju käin koolitustel, siis on India arste igal pool ja on loenguid pidamas, väga targad teadust tegevad, uusi asju juurutavaid arste. Nii et lihtsalt ei ole nii riigis asi kinni. Noh, ei ole ju, et kuskil riigis on midagi nagu India, mis me peame nagu vaeseks riigiks võib-olla või niisuguseks, et mis seal on, siis seal on väga kõrgel tasemel arste või arstiteadust, et noh, ma ei tea nüüd jah, hinnaskald, mul ei ole seda kogemust, aga minu nii palju kogemus, et kui ma kuulen neid, kes on nagu tipud, ütleme maailma tasemel ja kes käivad nagu enda teadmisi jagamas, siis on selle hindusid palju, et ei noh, kas nüüd palju, aga neid on, kes on väga kõrgel tasemel. Nii et mina ei ütle kunagi, et või ei, et ma ei võrdle ühtegi riiki ja ühtegi arsti, et kõik teevad, annavad, ma arvan, loodan, et parima ja nüüd siin sõltub sellest, kui palju sa ennast arendad, palju sa ise ajaga kaasas käid, kui palju sa ennast koolitad ja seda uut vastu võtad ja seda rakendad. Asi on selles. Ja ma ise nagu mulle endale meeldib üks väga hea ütlus, mida ütles minu kolleeg Tiina Toomet, kes on ka selline võib-olla kõige tuntum loomaarst, et see sama ütlus käib arstide kohta, et kui mõnikord väga emotsionaalsed loomakaitsjad süüdistavad loomaarste loomade tapmises, on ju, mingite taudide asjade puhul, on ju, et siis tegelikult ükski arst ega loomaarst ei õpi ülikoolis sellepärast, et ta saaks kedagi nagu ära tappa, et ilmselgelt õpib iga arst sellepärast arstiks, et ta saaks inimesi aidata, on ju, et see, ütleme, humaanmeditsiinis võib-olla see nii-öelda, noh, see kole sõna tappine ei ole võib-olla nii nagu olulisel kohal, aga veterinaarias paraku eutanaasia on, eks ju, ja ütleme, et kui veel mingid loomataudid või mingid asjad on, et siis paraku see on nagu selle osa mõnes mõttes, et meie kõikide tervist kaitsta, et siin on ka, et tuleb hästi vaadata ja hästi laialt, on ju. Jah. Aga ükski arst ei õpi arstiks sellepärast, et midagi pahasti või midagi valesti teha, on ju, et ja no ikka, arstiks lähed õppima seda, et ikka aidata inimkonda, et nad on niisugused hästi altruistlikud ja soovivad päästa, noh, et siin ei lähe need, kellel on nagu teistmoodi suhtumine, et see on sinna sisse juba kirjutatud.
Ja samas mina näiteks ise olen päris palju Indias arsti juures käinud, mitte ainult Ayurveda arstide juures, ka muidu arstide juures ja olen lasknud erinevaid analüüse seal teha ja mul on tehtud erinevaid uuringuid, ultraheli, röntgeneid, kõiki asju. Kunagi lasin täiesti terve keha uuringu teha ja ma ütleksin, et see oli väga tasemel ja väga toredasti ja muidugi teine asi on see, et ravimid on seal erinevaid, lihtsalt igasuguseid ravimeid, sa võid antibiootikume, hormoone, lihtsalt lähed apteeki, küsid ja ostad ja näiteks kui ma eelmine aasta omale Indias loomaarstina on see, et kõik arvavad, et ma tahan hulkuvaid koeri ravida, on ju. Aga seal on ikkagi marutaudi oht Indias, eks. Et täiesti reaalne marutaudi oht, siis ma igaks juhuks lasin omale ikkagi ka teha marutaudi süsti, siis seda marutaudi vaktsiini läksid lihtsalt apteegist, näitasid paberi peal ette, et tahad seda vaktsiini, viisid kõrvalmajja arsti juurde, võtsid külmutuskapist ilusasti, nad hoidsid seda, et läksid kõrvalmajja, viisid arsti juurde, siis tehti see ära ja pandi kuskile paberinurga peale kirja, et eks selles mõttes mingites kohtades natuke teistmoodi on, aga samas jälle mõnes mõttes, kui Eestis jälle ma tean loomaarstina, et marutaudi vaktsiini väga hästi alati sulle ei määrata, siis seal see oli väga lihtne jällegi see, et Nojah, muidugi, kui sa võrdled neid maid, siis eks Euroopa on väga bürokraatlikuks läinud ja väga ettekirjutusi ja väga ongi võib-olla läinud teise äärmusse, et siin ongi äärmused. Indias käib väga lihtsalt, umbes sa ütlesidki paberinurga peale ja paberimajandus veel ja kõik niisugused asjad, et jälle, et meie siin tunneme, et me ägame selle, kõik arstid ägavad ju selle bürokraatia taga ja kõikide nende nõuete all, et mis sa pead kõik ära täitma ja inimesele jääb järjest vähem aega. Siis seal ju Indiaski räägime seda panchakarmat, mis mul oli väga, mina ei teadnud seda, et kui palju nemad õpivad, et saada siis Ayurveda arstiks. Et nendel on täitsa ka 5-6 aastat kõvat õpet, et seda üldse hakata ravima sellel Ayurveda stiilis. Et täitsa arstid. Et lihtsalt teises liinis, nagu meie oleme harjunud läänearst, on ju, et miks nemad siis vähem arstid on. Ja see, kuidas nemad kui tähelepanelikult ja huvitatult sind küsitlevad ja püüavad sind igat moodi uurida ja aidata. Meil ei ole enam niisugust, me siin ju hädaldame, et ei pääsegi arsti juurde ja veel vähem ta siis kuulab sind ära. Et ei ole aega, sest nii suur koormus on, aga sealt koormusest on väga palju just see igasuguse pabermajand, mitte paber, siis nüüd on elektrooniline, kõik selle täitmine on ju. Et järjest vähem ja uued nõuded ja vähem jääb selle tegelikult kogu aega inimese peale, mida veel Indias on, et Indias neil on aega arstidel vähemalt inimest ära kuulata ja teda aidata. Ja see on küll hästi oluline teadmine, aga selles mõttes, et see on huvitav jah, et Indias see aeg on selline huvitav mõiste, et minu meelest Indias selle ajaga, et näed, et kogu aeg on kõigil hullult kiire, selline tunne pealtnäha, et kõigil on kiire, aga tegelikult on alati kõigil hästi palju aega. Kuidas sinu sellega on olnud erinevates India paikades? Et aega või kui sellist, kas? Jah, kuna see panchakarma oli esimene niisugune koht, siis seal minu meelest oli liigagi neil aega suga tegeleda, et nad ju tõesti 2 korda päevas ju küsitlesid ja mõõtsid ja vaatasid ja küsisid, et kas sul on ja mul oli juba endal juba see, et ma ei tahaks neid aega nii palju kulutada, et mul ei ole ikka midagi viga, et mul on kõik väga hästi, on ju. Et see oli armas, et ma mõtlen, et kui sul tõsisne mingi häda on ja sinna lähed seda ravima, siis kui juba tervitav on see, et inimesed seal püüavad tõesti sind aidata ja kuulavad ja proovivad ja et just kuidas selle hädaga sul kõige parem oleks hakkama saada. Et kuidas nad pühenduvad on ju selles. Pühenduvad ja just õige. Nad pühenduvad ja võtavad see ette, ei ole nii, et
vahet pole, et määrame sulle midagi. Et nad ikkagi, noh, mina ei ole siin võib-olla kõige õigem ütles, mul ei olnud nagu otsest midagi häda, on ju, ma lihtsalt tegin seda programmi läbi ja tegin selle puhastuse läbi ja tundsin ennast tõesti väga puhtana ma ei ole seda, no ma ei tea, seda imikuaega ma ei mäletan ju, ja siis ma arvan, et ma olin nii puhas nagu imik, on ju, mu soolestik oli nii puhas. Et see oli eriline kogemus. Et jah, mul on kahju, et jah, meil ei ole, noh, see on tõsi, lihtsalt aeg siin surub nii peale, et inimesel ei ole inimese jaoks enam aega. Ja mina olen ka sellega nõus ja selles mõttes ise ka nii-öelda Ayurveda nõustajana, terapeudina ma ikka alati ikka püüan seda, et mul on küll mingi kindel vastuvõtuaeg, aga ma ikkagi, ma ei pane kunagi niimoodi, et 5 minuti pärast on järgmine inimene, et alati ma jätan endale mingisuguse puhveri aja ja ei ole niimoodi, et kell kukub, et siis ma viskan pastaka poole sõna pealt nurka ja inimesega ütlen talle, et oi, meil nüüd lõppes aeg ära, et ikkagi see probleem või mitte probleem, aga see inimesega tuleb see asi nagu ära lõpetada niimoodi, et tal jääb hea tunne ja selline mõnus tunne, ja selles mõttes ongi, et selles meie süsteemis ei saa ju, ei saa süüdistada nagu konkreetselt arsti selle koha pealt, et see ongi kogu see meie kiirustamine ja kõik see on, eks ju, et ja. Aga kuidas selle tundub, et kas see Põhja-India või Lõuna-India, et kummas seda kiirustamist ja sellist nagu tormlemist rohkem oli, või kas sina kogesid ka seda, et asjad jäid kõik hiljaks näiteks, et lõpid midagi kokku ja siis jääb hiljaks või mida ilusasti India kohta nagu ette heidetakse? Ei, mul ei ole vaata seda olnud, ei ole. Noh, ma ei tea, põhjas, kui sa küsid, siis tundus seal aeglasem olevat see kõik see elutempo. Aga võib-olla juba sellepärast, et see oli põhi, külmem oli. Aga tead, kõik see on jälle, kui palju sa paned asjadele tähtsust. No oli, põhjas oli meil seal tõesti, jõudsime kohal, oli külmad toad, on ju, mõtlesime, kas saaks mingit kütet ja kohe sai, on ju. Et vahel ma olen tundnud, nad nagu ei mõtle selle peale otseselt, on ju, aga nii kui sa küsid, nad teevad nagu kõik selleks, et sa saaksid nagu olla rahul ja õnnelik. Et niisugust ükskõiksust ma ei ole kohanud küll. Et nad mõtlevad natuke võib-olla teistmoodi ja siis, kui sa seda vaatad, nii võib ka mõelda, ei pane jälle hinnangut, siis sa lihtsalt võtad seda nii, nagu on. Aga ma ei ole seal tundnud kunagi, et neil on ükskõik või nad ei taha sind nagu aidata või kuulata või. Et nad on minu meelest väga vastutulelikud ja heasüdamlikud, vähemalt need, kellega mina olen seal suhelnud. Et ma ei ole tundnud kunagi niisugust, et nad kuidagigi ei tee sust välja või kuidagigi ei taha sind aidata. Et see on, pigem on hästi positiivne. Ja mina olen võib-olla seda kogenud küll, aga see on ka tõesti, siis sa pead need välja vihastama täiesti kuidagi. Siis ta teeb sihukese näo pähe, et ta ei tunne sind. Aga see on selline demonstratiivne natukene, et mõnikord. Aga see on tõesti õige, et Indias nad mõtlevad, see nende mõttemaailm on vahetevahel nii teistsugune, eks ju. Ja vahest on sellest nagu minu meelest nagu päris raske aru saada, et issand, kuidas nad küll saavad niimoodi mõelda. Aga just nimelt on see, et mul ei ole mõtet hakata neid ümber õpetama või ümber kujutama. Kuule, seda Euroopa suurust riiki hakkan mina üksinda siis nüüd nii kuidagimoodi ümber muutma või? Ja ei, pigem on ju igal pool on erineva see, et lihtsalt seda aktsepteerida ja mitte arvata, tõesti see hinnangu panemine on üks oluline asi ära õppida, et sa ei pane hinnanguid ega võrdle ja siis sa ise oled vabam ja ma arvan, et siis sa ei koge ka niisugust, kus sa tunned ennast halvasti. Või lihtsalt imestad siis, nii võib ka olla. Et see teeb su vabaks. Mina olen ise seda elus õppinud, et esiteks, mis vahet või mis mõtet on nagu vihastada või seda kuidagi ette heita. Kui mina oleks tema, ma teeks samamoodi. Kui mina oleks hindu, siis ma mõtleks ju ka samamoodi. Mina lihtsalt ei ole ja siis ongi see nagu aktsepteerimise, tolereerimise koht.
ja tead, mina ise nagu panin, vaata see meie armas pisike grupp, kes me olime seal eelmine aasta, on ju, et mul oli nagu selles mõttes nii äge, et tõesti meist keegi ei andnud eriti palju mingisuguseid hinnanguid, et see oli nii tore kuidagimoodi, mulle see nii meeldis ja ma sain ise nagu sellest ka nagu hästi palju nagu jõudu, et noh, et eks ma olen seda Indiat siia-sinna väisanud ja no olgem ausad, ega minu suust on enne küll mingeid hinnanguid vahetevahel lennanud ikka ühte teise kohta, et no ma olen ikka närvi ka nende peale läinud mõnikord, sellepärast et no kuramus küll, et kui ikka sa räägid kellelegi või keegi lubab sulle midagi juba 2 nädalat ja lähed iga päev jalutad kilomeetri, lähed järgi, on ju, ja siis ikka ei ole, siis no, siis on Ja, närvi ja. küll, on ju, et ei Ja oska ei, nagu no täitsa arusaadav ja et noh, lihtsalt vaata, kui palju sa oled olnud seal ja siis ikka tuleb ju igasuguseid kogemusi selle juures on ju, aga noh, mina lihtsalt ei ole siin inimene, kes sellest nagu nii täpselt saaks rääkida, mul lihtsalt puuduvad need kogemused. Et no pigem on vaata. jah, hästi meeldivad ja jah, tore on olnud seal. Aga see sinu kogemus ongi nagu selles mõttes hästi huvitav, et sa oled omale ise sellise ilusa eluga loonud, on ju, ja see on ka mõnes mõttes selle peegeldus ja mis ma ka veel nagu tahan öelda, et India on tohutult hea peegeldaja ju vaata, et India peegeldab hirmus hästi seda tegelikult, et mida ja mis ja kus sinu sees toimub, et ega ta toob noh, nii hästi, noh, minu arust need India inimesed, noh, nad oskavad ikka nii hästi su sellele täpselt õigele nupule vajutada, see Ja, on ja, õige, ja. et kui sa ikka iiri kardad, siis on sul see iir seal kindlasti seal selles hotellitoas, on ju, et ise see võib olla 10-tärni hotell, eks ju. Ja meil oli see või see ussidega see kogemus, vaata seal, et kui Ja. kardad nagu, et siis sa näedki neid, et kuidas sa näed, ei tea ja siis seal ta on ju. Et see on tõesti huvitav, et võib-olla ta tõesti on nagu lakmuspaber, et ta näitab sulle või peegeldab neid asju, mis su sees on, toob lihtsalt nad esile, siis sinu asi on, et kas sa nüüd sellega tegeled või ei tegele, on ju. Ja Ja, noh, see on tegelikult ma tore. ütlen, et ma olen nii enda nagu gruppides ja noh, nagu teiste grupijuhtidega rääkides ka nagu hästi palju nagu noh, naernud vahetevahel neid, et India, kuidasmoodi nad kuidasmoodi need igasugused siuksed täiesti sürrealistlikud asjad tulevad välja. Inimesega juhtub mingi täiesti sürrealistlik, kuidas see on võimalik üldse, nagu siuke asi juhtus, on ju, aga miks sa selle oma Indias nagu ellu kutsusid omale, aga ja samas ma olen nagu ise ka tähele pannud, et teinekord mingisugune probleem on elus või sa oled sellises kohas, et sa nagu mingid hetked on mul elus küll olnud, et ma olen kõige peale vihane ja pahane ja siis ma satun ka igasuguste asjadega, see on alati mul mingi sihuke asi, et ma pole saanud sellist tuba, mis mulle on lubatud ja nii edasi ja noh. Ja noh, see on hästi põnev niiviisi elada, et küsida, vaadata enda sisse, et ma olen ju ise loonud praegu selle olukorra. Millega ma selle nüüd siis lõin? Et vaadata siis väga sügavale enda sisse, et see ei ole ju juhus. Mulle meeldib vähemalt minu elu moto, mitte midagi ei ole juhuslikku. Ja kui midagi ebameeldivat tuleb sinu jaoks, millega sa pole arvestanud või mis on ootamatu. Nii huvitav, ma tunnen niiviisi ennast, aga miks ma nii tunnen? Kuidas ma sellele olen endale loonud selle kogemuse? Ja nüüd, mis ma sellest siis õpin? Et kui ma ei taha rohkem sellist kogemust, on ju. Et see on pigem ma otsin, minul elu on juba läinud, et ma otsin ebameeldivaid inimesi, sest ma tean, et ma võtan kohe sabast kinni, kui ta millegiga mulle on ebameeldiv või kuidagi, ma ei taha temaga rääkida, siis ma just lähen rääkima, sest ma tean, et siin on midagi minu jaoks, siin on pärl kuskil selle inimese sees on midagi, mis mul on just vaja temalt selle saada kätte. Ja midagi ei ole teha, on järjest vähem. Ma otsin neid inimesi, sest et seda aga sa peegeldab otsid nagu teadlikult neid, jah? Teadlikult ja, et oleks keegi mulle ei meeldiks, et siis ma läheks kohe ja siis teeks temaga tutvust. Et mul on elu õpetanud, et kõige niuksemad, keda ma kõige rohkem olen nagu, noh, neid ei ole palju, aga ikkagi eiranud või mitte meeldinud või nii, et temaga ma küll tutvust ei tee, siis enne mulle õpetad, et kuidagi, kui ma olen temaga tuttavaks saanud, siis ma mõtlen, vau, mis inimene, mis seal taga kõik oli ja saad
saada aru, miks ja või millega ta mind nagu nagu kuidagi eemale ajas, et tegelikult oli seal see õppetund, et ma lähen ja õpin selle ära. Ja mul on endal olnud selles mõttes selline huvitav asi, et ma siin ka, ma ei mäleta, kas eelmisel või üle-eelmisel või mis hooajal ma läksin ühte ashramisse, on ju. Ja ma öösel jõudsin kohale ja kuidagi kogu see seiklus oli hirmus pikk, ma olin tohutult väsinud, siis mul olid mingid naistega seotud päevad olid veel, on ju, samal ajal hakkasid vist ja kõik asi oli nagu pea peal ja mulle lubati ühte tuba, mulle ei antud seda ja siis see, mis lubati, oli ma ei tea, mis asi ja ma arvan, et ma käitusin, ma ei tea, kas ma mitte mingit hullu, mingit trianglit ma seal ei korraldanud, aga igal juhul ütleme, ma ei ole seda tüüpi inimene, kes väga suudab nagu, kui mul on paha tuju või ma tunnen ennast tohutult pahasti, kes suudab seda väga nii-öelda nagu varjata või et ma ilmselgelt nagu näitan seda mingil moel välja ja võib-olla nagu seisan enda eest ja mõnikord ka ei ole see võib-olla ütleme väga viisakas või et ma mingites situatsioonides ma tean, et ma võib-olla võin olla nagu liiga otsekohene, ütleme siis niimoodi. Ja kusjuures kuigi veidram oli nagu see, et praeguseks hetkeks on asi läinud selliselt, et mind sinna lihtsalt nagu kogu aeg väga oodatakse ja küsitakse, millal ma sinna tulen, on ju. Selles mõttes me saime nagu ma torisesin oma torisemised ära ja tegelikult selle ashramis selle svaamiga me oleme väga head sõbrad praeguseks, siis ta ükskord isegi küsis, et keegi peab ju mult selle üle võtma, selle ashrami, et äkki sa tahad tulla võtta, See oli ilmselt siuke indialik, ma ei tea, kas see oli nagu tõsi või ei olnud, aga asi päädis selleni, aga selles mõttes, et ma nagu leppisin selle olukorraga ja ma sain aru tegelikult, et mis mind seal nagu ja mis mind seal ärritas, et see oli nagu hästi huvitav ja ma täiesti kaalun sinna nagu mingiks ajaks nagu vabatahtlikuks pikemaks ajaks minemist, et nüüd talvel, aga see on nagu nii kihvt, et kuidasmoodi tegelikult ütleme, et võib-olla siin on ja ma arvan, minu pool oligi pigem nagu see, et need kohad, mis sa ära tunned elus, on ju, et sa ei lähe sinna nagu et sa lähed ootusega, on ju, sinna võib-olla mõnes mõttes, et ma läksin ka mingi ootusega, et tegelikult see oli huvitav, et selles samas ashrami ma leidsin nagu kuidagimoodi, ma läksin Malediividelt siin nagu Karnasse ja siis ma leidsin selle ashrami Airbnb-st lihtsalt, on ju, ja ma kuidagi ja see oli ka see koht, kus ma tegelikult päriselt tundsin ära, et sinna ma tahan minna, on ju. Ja ma panin mingisuguse, aga ma ei jaganud nagu ära seda, et ma tahan sinna nagu pikemaks ajaks minna. See info nagu minuni ei jõudnud. Ja ma lihtsalt panin paariks ööks omale sinna mingi mis ma mõtlesin, et ma teen seal tööd ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult ma läksin sinna, siis tulid seal mingisugused pidustused, asjad. Siis ma olin tõesti maha möödunud sinna, ma ei teinud seal mingit tööd ja lõpuks siis ma ühe nädala lõpuks, 2 nädalat pidin seal olema ja teise nädala ma siis lõpuks võtsin omale toa, et ma saaks tööd teha kuskile mereranda ja tõesti ma tegin seda tööd, aga sealt ma ka lõpuks siis mingi 3 päeva jooksin selle ashrami vahet, et tahtsin võtta sealt oma jooganiidra kursust ja mida iganes, on ju, nii et ma olin ja see oli võib-olla minu jaoks nagu see, et ma nagu puiklesin vastu sellele, et mis minu jaoks oli nagu vajalik ja hea, eks, et nüüd ma kogu hingest ma panin nagu, et ei, mingi nõme asi. Miks ma öösel siia sain ja miks ma oma tuba ei saanud ja mingi täiesti nagu mõttetud asjad tegelikult suures plaanis, on ju. Et selles mõttes on see India nagu kihvt, et kuidas ta toob nagu välja, et ma pärast naeran, et issand, et natuke piinlik isegi, kuidas need asjad nagu meieni nagu tulevad teinekord, aga õppetunnid on võimsad, eks. No jaa, väga põnev, aga kas sa kodus olles ka, sul on mingid Indiast mingisuguseid, kuidas ma ütlen, mingid meeneid ka kodus või? Minul, nagu sa näed, on siin selja taga, ma ei tea, kõik kohad on mingid elevante täis riputatud, eks. Tead või jaa, ma mõtlen praegu, kas ma Indiast, äkki seal ikka mingi elevant oli kuskil väike kujuga? Ja elevante ma olen küll läbi aegade igalt poolt toonud ja ma mõtlen, et
noh, see oli sealt Ladakist, no seal on budism rohkem ja siis ma Ahah. tõin neid, vaata need mandalaid, mida nad nagu riputavad üles ja tuul nagu neid levitab. Et see ei ole igal pool Indias, vaata seal on erinevad need hinduism ja budism on ju. Ja, Et seal ja, on selles mõttes ka erinev India, aga no ikkagi ma Indiast ostsin need ja need ja, mul ja, nüüd ja. aias lehvivad need kõik need minu meelest nii ilus jälle traditsioon, et no vanasti kirjutati need käsitsi siis nendele riietele, riideesemetele kangale ja siis pandi tuule kätte puhuma ja mõtlesin, et võib-olla maailm tänu sellele üldse siin püsib veel koos, et need seal mägedes ju puhuvad tohutuid kangaribasid heade soovidega ümber maailma. Et kui ilus mõte see on, et igal sõnal on ju jõud ja sa paned selle tuule kätte, et see leviks igale poole. Et seda ma ostsin jah viimati, kui ma seal Põhja-Indias käisin. vaata, hästi hea, et sa seda teemat puudutad, sest et mulle ka hästi alati meeldib see, et mõnikord seal Indias sellised lihtsad ideed või noh, need asjad nagu lähevad voolama, et mis on iseenesest täiesti nagu esmapilgul tundub tähtsusetu ja tühine. Aga kui sa natukene nagu süvened sellesse, et siis see idee, et see hea sõna niimoodi levib, on ju, et kui lihtne see tegelikult on. ja ma olin sellest nii vaimustatud, et ise nagu selle peale, nüüd mu aed on täis neid lehvivaid linte ja mis on ilus, värviline ja see idee ja noh, ma olen ise, kuna ma käin India või selle indiaani õpetusi, siis seal on samamoodi, et me riputame puude külge neid soove ja just soove kõigi jaoks, mitte ainult endale, et see puu ise on, mis on meile kõige lähedasem energeetiliselt looduses, kus me saame nagu sellega ühendust, ütleme siis kõiksusega puude juures ja siis just puude külge riputada neid soove, on ju, et olla ühenduses, et kõik on üks, on ju, ja et selle kaudu nagu levitada seda head soovlikkust ja tahet, on ju, ja tasakaalu. See on nii ilus. Ja see ei ole niisama ilus, vaid see tõesti ongi energeetiliselt toimiv asi. Jah, ja vaata veel minu meelest, mis mulle endale hullult meeldib, et nende selline tore komme, kuidas vaata õhtuti käivad, eks ju, sellise suitsuga tuba puhastamas on ju, et see on ka kuidagi, et sa selle suitsuga puhastad, see on nii väike asi, et igas toas 2 minutit tuleb see mingi üks onu, kes käib ja puhastab selle, aga minu jaoks oli see nagu täiesti nagu mingisugune õhtune traditsioon, et kus sa oled, tule siia, mu uks on lahti, mine palun tee ära see on ju, et kuidagi. Kuigi selle mõttel üks kunagine kliiniku klient ütles selle kohta Mosquito Men on ju vaata, et kes nagu neid sääski ja seal ongi see ka üks põhimõte, et nende selle tossuga neid sääski aetakse välja, aga minu jaoks on see pigem selline nagu sügava energeetiline puhastus ikkagi, et ja noh, nagu indiaanlasedki teevad tegelikult suitsuseguga puhastavad õhku ja iseennast. Et see on niisugune jälle, noh, mis on jäänud väga iidsetesse traditsioonidesse, mis on oma olemuselt väga vajalik, aga jälle siin tohutus kiiruses ja lääne ühiskonnas on see unustatud niisugune asi, et sa puhastad ennast ja seda oma ümbruskonda ja tuua seda niisugust head harmooniat ja tasakaalu. Aga mis näiteks need sinu isiklikud igapäevased sellised rituaalid või toimingud on, mis sa tunned, mis sind hoiavad nagu tasakaalus siis igapäevaselt, et mis sinu jaoks üldse on nagu kõige nagu sellised kõigemad on ju, et igal inimesel on erinevad ju, et see on nii äge on alati kuulata, et mis kellegi need. No minul baseerub väga minu selle siis indiaani õpetustel, kus ongi siis suitsuseguga puhastamine. Kas ma nüüd seda iga hommiku teen, aga suht tihti. Ja mul on oma nurk, kus siis on mul tõesti istumiskoht ja seal ma siis teen selle puhastuse. Selleks on spetsiaalne sulg ja segu. Aga see on jah, niisugune rituaal hommiku on niisugune oluline aeg iseenda jaoks, et kus ma siis teen joogat ja ma teen seda iseenda sees olemist. Ma ei tea, ma ei nimeta seda meditatsiooniks, aga ma nimetan seda niisuguseks seesmiseks tasakaalu ja harmoonia kogemiseks, et ma kogen seda ja
ka nagu seda selgust ja puhtust enda sees ja skaneerin läbi, mis mu sees toimub ja loon seda järgmist päeva, mis on tulemus just läbi oma hea helge tunde, et see tunne mu sees on oluline. Et kui seal on mingi häiriv element, siis ma otsin selle üles, mis see on ja miks ta on kust ta on tulnud ja puhastan selle, et ma lähen päevale vastu hästi nagu puhtalt, ütleme nii, kuidas seda nimetada selgelt, et ei ole seal väga suurt niisugust eufooriat, ei ole sealt mingit negatiivset ega midagi, vaid on niisugune keskmes olek, ütleme see keskmes olek, jah, on see hea sõna, siin ja praegu olek. Ja niisuguses väga heas usalduses, elu usalduses on mul see, et kõik, mis tuleb, on mulle vajalik ja need kogemused, mis ma ise ju olen loonud, et ma lähen nendele ka vastu ja kogen neid. Et see kuidagi see hommikune rituaal on hästi oluline, et mul ei ole niisugust konkreetset õhtust, õhtu on niisugune tänu olemine ja tänupalve, mis me ikka teeme selle päeva eest. Ja ka see hommikune oluline osa on päevas, kuidas sa nagu ennast valmis paned selleks päevaks. Ei ole nii, et sa tuiskad voodist püsti ja lähed ja juba on kiire, et võtta see aeg enda jaoks on oluline. Ma olen näinud, et see toimib ja see on mu iga hommikune rituaal. See on väga äge selles mõttes, et ma ise nagu ka hindan hästi seda hommikust aega, et hommikul kohe ei viska omale mingid riideid selga, esimesi riideid, mis kapist ette juhtub ja kuskile tormata just nimelt, et see võtta see aeg, et mina endale meeldib meditatsiooni hommikul nagu väga teha ja tegelikult aeg-ajalt, kui ikkagi võimalik on, siis mulle meeldib ka mingi jalutuskäik näiteks kuskil teha või midagi sellist, aga just see häälestus on hästi oluline tegelikult, et see, millega selle päeva alustad, sellega sa seda päeva ju lood ja just see tunne. Ja huvitav ühe teise tuttavaga oli mul, kas sellist eile oli jutt just, et see keha tunnetamine, see oli nii kihvt, just sa ütlesid, et seal ei ole mingit emotsiooni selles sees või mingit sellist eufooriat seal sees, et just nimelt, et me rääkisime ka sellest, et kui sa tunnetad oma kehaga, et mis sul on õige või mis otsus teha, et üks asi, mis ma just tahaks praegu jagada, et ma ise olen nagu tegelikult teinekord segamini ajanud, et see elevuse on ju, et see mingi tohutu elevus, aga ma olen viimasel olen aru saanud, et see elevus on nagu see ärevuse vorm tegelikult, eks ju, et see tuleks ka ära puhastada. Et just, et sa nagu mainisid seda, et mingit sükest nagu eufooriat nagu ei ole, vaata, et Jaa, et see on ka omal kohal niisugune elevus, kui sul tekib millegi suhtes, ehk sa oled saanud millestki nagu niisuguse äratundmise, ütleme nii. Et vaat see kõlab ja vaat see mulle nagu mingi eureka või mingi idee tuleb. Et see on ka hea, et seda sa siis hoiad enda sees nagu uut last, mis su sisse on tekkinud või niisugust, et sa ei lähe seda kohe nagu jagama. On üks asi, millega me viime ära niisugused asjad enda seest ja see energia sealt tagant kaob ära. Et mida rohkem sa niisuguseid asju kohe jagad, et selle elevuse pealt, ütleme, siis haihtub ära ja mõtled, siis ei saagi aru enam, kus see elevus mul üldse oli, et mis see oli ju nii äge asi ja enam ei olegi seda asja järel. Et see on see, kus mingi koht, kus sul tekib see niisugune äratundmine, et see on midagi väga sinu jaoks ja midagi, mis ajab su elevusse, siis natuke ela sellega, hoia seda ja vaata, mis sellest saab. Ära seda jaga kohe, on nagu üks asi. Ja see on ka vaata, see on hästi huvitav, et see, et mida ma nagu ka vahetevahel, mind on nagu mitte kurjaks, aga ütleme, et mis sa nüüd keelad siin on ju, et ma olen ka inimestele öelnud, et kui nad tulevad näiteks seda panchakarmat Indiasse kogema, et ma olen ka öelnud, et ärge postitage palun iga päev seda, et mis te seal tegite ja mis teiega seal tehti, et see on teie enda isiklik energia ja ärge jagage seda laiali, ärge minge iga hommik kõigile rääkima, et oi, et minuga juhtus nii, mul oli päev hommikul öösel kõht kinni, kõht lahti, sealt valutas, siit valutas, ma taipasin seda, teist, kolmandat. Me saame teha seda jagamisringides, on ju, aga kindlasti ei maksa vaata kõike seda kohe nagu jagama minna või siis nagu seda protseduuri selleks teha, et sa saad
kohe esimesel või teisel päeval kutsud sõbrannad kokku, hakkad siin, noh, et teed nagu, viid kingitusi kõigile ja teed nagu nii-öelda muljete jagamise õhtu, on ju, et Ja no see on üks asi, mis meil oleks selles elus oluline nagu tähele panna, et hoida enda sees seda, noh tõesti, igal asjal on aeg settida, ütleme nii. Et ükskõik, mis on, sellel on vaja settida, et seda kohe laiali mitte jagada, et see on lihtsalt su endale energeetiliselt vajalik hoida seda. jah, Ükskõik, me kui nii, mingid niisugused on jah. riitused või rituaalid, on ju. Ja vaata see ongi, et meil on nagu kuidagi see sotsiaalmeedia, kõik on selle peale selle emotsiooni peale nagu hästi üles ehitatud, on ju, aga ma vahest ise ka tunnen nagu seda, et ma ei taha nagu selliseid rituaalseid asju jagada emotsiooni pealt just või noh, seda emotsiooni jagada, et pigem nagu seda tunnet või sellist nagu seda kohalolu ja seda rahu jagada just nimelt, et see tunne on see, et see tõmbab täiesti mingid valed asjad käima. Mul on alati selline tunne, et see emotsiooni pealt, et Ja no mis ei tähenda, et sa ei saa seda jagada, aga selleks on lihtsalt vaja anda endale aega ja siis, kui sa seda teed neutraalsel pinnal, et sul ei ole enam seda õhinat või elevust, et siis see jagamine on hoopis teine. Et sa ei anna sellega energiat ära. et see on päris, on ju, et see võib tunduda küll, et nüüd ma jagan kõigile, on äge, on ju, aga tegelikult iseenda jaoks, noh, kui endast lähtuvalt, vaata, võib-olla on jah, pärast selles neutraalsel pinnal seda palju-palju parem teha ja me tuleme jälle selle meie jutamise algusesse tagasi, et kelle jaoks me seda kõike teeme, et iseenda jaoks teeme, on ju, et kõike me teeme iseenda jaoks ja me peame hoidma kõigepealt iseennast, on ju, selles maailmas, mitte teisi. Mitte nii-öelda teenima teisi, on ju, nagu selleks, et jagama teistele. Et mina enam tänu sellepärast ka ma olen kunagi, ma olin hull nagu, et reisida, et viisin kingitusi koju. Aga noh, ma teen seda küll, kui ma leian midagi, aga ma ei käi kunagi niimoodi enam, et ma kindlasti pean nüüd, mul on pikk nimekiri, kellele ma poolele sõprade ringkonnale, kellele ma kõik kingitusi viin, et ma arvan, et mina ja minu see hea energia ja minu enda hea olek ongi kingitus. Just, ise oledki kingitus. Ja ise oleme suured kingitused ja see on nii äge kuidagimoodi. Aga võib-olla võtame siis vaikselt selle meie jutuajamise kokku, et me oleme siin juba tükk aega igasugustel erinevatel teemadel rääkinud ja võib-olla lõpetuseks lihtsalt ütle, et mis sinu puhul siis see India selline nagu, et see India kõige suurem õppetund sinu jaoks on olnud, kui sa oled käinud Indias, või kõige see on taipamine, noh, õppetund, taipamine, mida iganes, et mis on sinu jaoks olnud see kõige võib-olla minu jaoks, et ära usu, et ennem kui ära usu asju, kui sa ei ole ise seda kogenud ja näinud, et vaat need hinnangud ja India kohta on väga palju hinnanguid, kui ma kuulen inimesi enda ümber, vot imestavad, et kuidas sa sinna lähed, et vot mina ei lähe sinna mitte kunagi. No on inimesi tõesti, minu tutvusini ka, et India on noh, nagu kõige viimane koht või noh, ei olegi koht, kuhu üldse minna. Ja siis küsin, miks, sest on eelarvamused, et see ongi vaata must, räpane, haiguseid täis, ma ei tea, mis sealt kõik tuleb. Ja siis sa ühest kohast, noh, mina imestan selles mõttes, et inimene on võtnud endale selle seisukoha ja see ongi nii ja ta on ära lõiganud endale ühe nagu uskumatu kogemuse. Pigem ma ei ütle seda, ma tahaks öelda, aga tegelikult see ongi sulle nagu parim koht, kuhu minna. Et noh, kui mina ise näen, et kui sulle midagi ütled millegi vastu täiesti ei, siis see on tegelikult ja. Et selle taga on sul väga tore õppetund või kogemus või pärl, mida sa nagu ei lase enda ellu tulla mingite asjade pärast, on ju. Et see on, India on üks näide. Mul ei olnud tegelikult eelarvamus, aga ma lihtsalt näen ja tahan kõigile öelda, et need eelarvamustega inimesed, et luba endale, et tee siis otsus või tee siis, ütle endale, et see on see koht või ei ole see koht, kui sa oled seda kogenud. Et India minu meelest selles mõttes, nii nagu sa ütlesidki, et hästi huvitav koht, et ta toob su välja, noh, Maroko on minu jaoks teine koht, et see nagu seal tuleb see õige sinu ehedus välja või see, kes sa oled ja sa saad sealt selle just, mida sa ära pead õppima. Et kuidagi need riigid on minu jaoks ka olnud, et mingid peegeldused või et võib-olla sa ei taha seda isegi näha, aga vaat, kui sa oled nii valmis
nagu arenema, õppima, siis need on kohad, kus sa saad seda teha täiega. Ja julge seda teha, vot see on see. jah. Ja mingil hetkel ma olen ise ka tähele pannud seda, et sul ei jää muud üle, kui sa pead selle vastu seal võtma, et ta lihtsalt, ta lihtsalt kasvõi seesamas uss, ta lihtsalt tuleb sulle jalgad ette, vaata, lihtsalt sa pead sellega kokku saama, et sul ei jää muud üle, kui. No saad oma hirmudega tegeleda. Jaa, no niimoodi, Kristi, siis mul on väga-väga hea meel. Meil oli väga äge ja väga huvitav jutuajamine nii meditsiini kui India, kui Panchakarma, kui enda hirmude, enda enesarengu teemal. Ja mulle tundub, et see oli, minule endal oli ka väga hariv ja kindlasti sulle ja meie kallid kuulajad kõik siis likeige ja küsige küsimusi ja pange sinna kommentaare alla ja hakake seda minu nii-öelda taskuhäälingut või podcast'iga jälgima, et siis ma iga nädal püüan ühe põneva inimese siia telepurki endaga meelitada. Mõnikord see meelitamine on keerulisem, aga üldiselt ei ole. Et üldiselt Indiast hea meelega inimesed tulevad rääkima, et see on nii äge ja just see Indiast on nagu hea rääkida, sest et nii palju erinevaid kogemusi on, ja kõik need on nagu nii väärtuslikud. Et igal juhul aitäh sulle, armas Kristi, ja me kõikide vaatajatega näeme jälle. Olete oodatud ja kuuldud.